tere, olete siis jõudnud kuulama ja vaatama järgmist distantsilt targemaks veebiseminari osa, kus siis me tegeleme jälle digipädevusega ja me oleme siin eelnevatel veebiseminaridel tehisaru teemat käsitlenud väga mitme vaatenurga alt, siis täna, nii nagu ka siit esijooniselt on näha, on siis meil fookuses see, et kuidas seda ai-d reaalainetes kasutada ja mul on siis rõõm andagi kohe sõna meie tänasele kahele esinejale, praktikule ehk siis Ingridile ja Sirjele, kes saavad iseennast siin kohe tutvustada. Nii et kui olete hiljem kuulamas, vaatama, siis leiate siit alt esitluse lingi. Leiate ka siit esitlusloendist siis meie eelnevad ai ja digipädevus teemalised veebiseminarid. Aga ma annan siis sõna kõigepealt Ingrid Maadverele. Aitäh! Nii, aitäh, Triin. Ja rõõm kõigiga kohtuda. Nii nagu ma alati ütlen, matemaatikaõpetajad, minu lemmikud. Ja mina olen siis Gustav Adolfi gümnaasiumi haridustehnoloog ja mul on nagu nii hea meel, et ma sain kampa Sirje Sild Nõo Reaalgümnaasiumist, kes ühel veebiseminaril ütles, et me võiks nagu võtta fookuse alla ka niimoodi reaalained kohe eraldi ja teha veebiseminari. Ja kui me alguses hakkasime vaatama, et mida me rääkima hakkame, siis mõtlesime, et no jah, sellest ja sellest. Ja siis eile õhtul vaatasime, et oi, et meil on materjali kohe väga palju. Nii et tegelikult võtame nii, et minu meelest on see vist Sirje meil selline üks alguse punkt, eks ole, teeme otsa lahti. Ja püüame jah teha. Mina olen siis Nõo Reaalgümnaasiumis juba umbes 25 aastat õpetanud matemaatikat ja kui ma neid nimesid vaatan, kes siin on tulnud, eks me oleme ühes või teises kohas siiski ka kohtunud. Nii et seetõttu ärge võtke seda nagu selles mõttes, et ainult nii peabki tegema, ei pea. Need on minu mõtted, need on minu katsetused ja kui teil tuleb kuidagi teisiti välja, on kõik ka imehästi. Väga hea, aga siis teemad ongi eelkõige siis ai või DI ja reaalained ja siis otsustasime panna näiteid, kuidas kasutada ja kutsume ka teid tegelikult ideid jagama. Sellepärast, et see on nüüd sarjas siis, kui me tegime humanitaarainetele, see on siis nagu see teine osa, et mis siis oleks võinud reaalainetele olla. Nii et kõigepealt Triin saad sa panna jälle siis chati lingi, et saame tuttavaks, vaatame, kes meil siin on. Ja selleks läheb siis chati link Wooglappile. Wooglap on siis üks selline keskkond, kus on võimalik siis küsimustele vastata. Ja ma panen teile kohe esimese küsimuse ette, et mis aineõpetaja te olete. Ja siis nii vaatan, kas link tuli. Jah, tuli. Ja kes kuulab meid hiljem, siis kõikide nende asjade puhul saate kaasa mõelda, saate vaadata, mis on teised vastanud ja nii-öelda mõttega kaasas olla. Just. Ja ma teen pärast ka koopiat siis nendest piltidest, et ärge muretsege, et ma panen slaididele ka. Aga miks see aineõpetus meid praegu väga huvitab, sellepärast, et me panime hästi suure fookuse täna matemaatikale. Ja just sellepärast, et kui me reaalained võtame, siis tal ongi kõige suurem roll. Ja kui ma nüüd siit vaatan, siis tegelikult siin on ka päris ilusti näha, et matemaatika ongi suures osas nagu vist kõige rohkem esindatud, aga ka teised loodusained, nii et ei jääme ka nendest siis ilma, ka haridustehnoloogia on siin ja haridustehnoloogia huvitab enamasti just see tehnoloogia pool ja erinevad programmid. Näitan ka mõnda ja räägin ka selles mõttes siis just sellest ai kasutamise poolest, mitte ainult näidetest. Ja lisaks siis Sirjele on meil siin ka Martin Saare mõtted, mis puudutavad loodusaineid, nii et need tulevad pärast ja ka klassiõpetajaid, väga hea. Nii, tuleb teile kohe järgmine küsimus, kõik sellele vastata ei jõudnud, aga vaatame järgmist. Ja nüüd siis selline asi, et kas olete kasutanud oma töös tehisintellekti? Ja siis, et jah, iga päev, jah, kasutan vastavalt vajadusele, jah, olen proovinud paar korda, et meid nagu huvitaks see, et mis näited või kellega meil täna siin tegemist on. Nii keegi kirjutas, ma kustutan ära need kommentaarid, et ärge kirjutage slaidi peale, vaid vaadake chatis, Triin pani lingi.
ja siis panime ka niimoodi veel, et ei ole üldse töös kasutanud ja ei oska öelda. Alati on neid, kes ütlevad, vot mina sellele küsimusele ei oska vastata. Nii ja vaatame. Mis see tulemus siis on? Et see, et kasutatakse iga päev, meil on 7 õpetajat siin, aga siin on ka see vastavalt vajadusele, eks ole, ja paar korda proovinud. Ja tegelikult on ka päris tore, et meil on õpetajaid, kes ei ole üldse kasutanud, mis näitab see, et teie saate siit täna kindlasti tohutul hulgal ideid, et kuidas seda võiks siis kasutada, nii et väga tore. Aga enamik on natukene ikkagi nuusutanud või natukene näinud, et see huvi on olnud. Nii. Aga nüüd järgmine küsimus on natukene võib-olla keerulisem. Kas oled suunanud õpilasi kasutama tehisintellekti? Ja vot sellest me Sirjega eile ka pikalt rääkisime ja täna räägime ka. Et üks on jah, olen andnud ka kasutamisega seotud ülesandeid, et ma konkreetselt annangi ülesande, mille lahendamiseks seda vaja on. Teine on see, et ma olen rääkinud, kuidas võiks, toonud näiteid õpilastele. Kolmas, jah, olen öelnud, et võib kasutada, et ma luban seda ja 4. on siis ei ja 5. ei oska öelda või kui teie varianti siin ei ole ka. Ja miks see on tegelikult oluline, siis oma koolis ma olen näinud seda, et tegelikult kui me võtame õpilased seal kusagil 4. klassis, siis võib-olla selline 20% on juba ChatGPT konto. 7. klassis on kõigil ja õpilased kasutavad. Nii et selle poole pealt on tegelikult ka hästi oluline vaadata, et me õpetajana seda õpetaksime ja kuidas me seda õpetame, täna tuleb sellest juttu. No nii, näeme siis, et siin on täiesti kogemus on täna olemas. On neid, kes on lausa ülesandeid andnud ja kõige rohkem on siis neid, kes on öelnud, et tegelikult õppimisel võib seda kasutada, et ei ole päris nagu lukku pannud. Ja nüüd ma võtan siit lahti 3. või järgmise küsimusi, et milliseid keskkondi te olete siis kasutanud. Et neid AI keskkondi tuleb iga päev juurde ja kui me räägime veel loodusainetest ja matemaatikast, siis ju seal on ka spetsiaalselt just nendele keskkondadele loodud kas juturoboteid või siis lausa selliseid keskkondi, mis arvutavad ja siin muidugi ChatGPT on kohe kõige suuremalt ja kõige esimesena pildil, eks ole, et ChatGPT on kõige varasem tulija ja selle tõttu on ka see populaarsus suur. Aga on ka näha tegelikult, et on ka teisi AI keskkondi, siin Gemini'd ja Copilotit ja Magic School, nii et neid on päris palju, aga siin on nüüd jälle näha, et tegelikult siis ChatGPT on siin siis võitja. Ja mis on minu jaoks isegi huvitav on see, et tegelikult näiteks kui ma oma loodusainete õpetajatega rääkisin, siis nemad ütlesid, et Claude on nende lemmik, et kui nad on nagu katsetanud neid erinevaid, et siis loodusainetes Claude on see, mis teeb kõige ilusama töö ära. Aga eks siis pärast saate seda proovida, et tegelikult nad on erinevad, need juturobotid ja töötavad ka. Mõni teeb mõnda asja paremini ja teine teeb teist asja paremini. Nii, aga siin on ka näha ChatGPT konkurentsitult ja siis on Copilot, Gemini ja Perplexity ka. Perplexity mulle ka väga meeldib. Ja nüüd on siis selline koht, mille ma lihtsalt avan, aga selle juurde tulen ma tagasi nüüd seminari lõpus ja siin on nüüd see, et kuidas teie olete kasutanud. Te võite tuua konkreetseid näiteid, sest tegelikult on hästi oluline see, et te ise siis ka natukene avaksite seda oma kasutust ja need näited pärast kleebin ka slaididesse. Aga lähen tagasi esitluse juurde ja teooria osas me täna peatume väga vähe, et seda meil praktiliselt ei ole, sest me tahame näiteid vaadata, aga mis siis räägime eelkõige siis generatiivsest või loovast tehisintellektist ja kui nad humanitaarainetes saavad päris hästi hakkama, kirjutavad üsna häid jutte, joonistavad üsna häid pilte, siis reaalainetega need mudelid väga hästi hakkama ei saa ja kõige suuremaks probleemiks ongi see hallutsineerimise probleem. Et juturobot tegelikult on arvutiprogramm, mis on programmeeritud, et ta simuleeriks arukat kirjalikku või suulist vestlust. Ja just see simuleerimise pool ongi see, et mis hakkab nagu reaalainetes mõnes mõttes selle kahjuks mängima. Nii et selle võrra on siis humanitaarainetel kergem. Aga ma tegin ühe katse ka. Triin võib selle lingi ka siia panna, aga et ühesõnaga humanitaarainetes me tegime ka ühe katse, et ma võtsin siis ülesanded
ja lasin siis lahendada erinevatel juturobotitel neid ülesandeid ja andsin siis punkte selle eest, et kas ta lahendab ära või ei lahenda ära või kas ta selgitab või ei selgita ja nii loogikaülesandeid kui ka siis erinevaid ja siis lasin õpilastel panna punkte, et mul olid seal ühed 10. klassi õpilased, kes siis vaatasid selle kõik üle ja vaatasid nagu ülesannet ja siis, et palju ta siis punkte sai. Et selline, noh, ega siin on nagu, ma arvan, vaidlemist palju, aga see on selline asi, mida tasub teinekord teha. Võib-olla tasub ka õpilastega teha ja vaadake, mis minul välja tuleb. Minul tuleb välja, et kui ma tegin selle katse märtsikuuses 2025 ja mina tegin, siis minul sai kõige rohkem punkte Perplexity. Ja siis on järgmisel kohal on Gemini ja siis on Claude. Selle geomeetriaga see Claude jäi mingis osas seal hätta, ei suutnud mingeid asju teha. Nii et ja siin lõpus on 2 niisugust laste juturobotit, mis matemaatikat praktiliselt ei tee. Ja huvitav, et chat GPT, noh, minul jäi, noh, see oli jälle minu katse, jäi täiesti siis teise olukorda. Aga siin on ka näiteks selline keskkond nagu Flint 12 ja see on nüüd keskkond, kes nagu ütleme, on huvitatud sellest, et kuidas nagu matemaatilisi sümboleid sisse panna ja nii edasi. Seal on võimalik nagu tekitada ka selline redaktor. Siis see keskkond alguses tundus väga palju lubav, aga kui ma hakkasin seal kõiki neid asju katsetama, no siis pärast see asi nii hästi välja ei tulnudki. Nii et, no, et selliseid katseid võib ka aeg-ajalt teha ja vaadata, et missugune juturobot mingil hetkel midagi teeb. Nii, aga nüüd ma annan sõna Sirjele, sellepärast et nüüd tulevad siis need reaalsed näited, mida Sirje on katsetanud. No nii, kõigepealt esimesena ma ütlesin neile, et kasutage siis, tehke mulle ilus pilt, eks ole, et kuidas tudengid ja õpilased kasutavad tehisaru. Ja siis see on Copilotiga tehtud pilt ja kui te vaatate, siis see on päris lõbus pilt. Siin nendel esimestel meie jaoks kõige tagumine rida, õpetaja jaoks, noh, tähendab kõige tagumine rida, meie jaoks kõige esimene rida, vaadake, neil on nagu käed tagurpidi küljes. Et noh, selles mõttes hästi lõbus pilt, et nii tõesti, noh, sellised õpilased võiks siis olla tehisaru õppimisel. Ma ei tea, kuidas nad niimoodi istuvad, et noh, aga mis siis sellest. Siin ma ütlesin, teeme pilt ka meie koolitusest, et meil oleks pilt ka olemas. Ja? No siis ta arvas, et meie koolitus toimub niimoodi. 2. aprilli koolitus tehisarust. Copilot teeb pilte, kui te ütlete, et noh, tehke mulle niisugune pilt, siis ta teeb. No see chat GPT niisuguseid pilte ei meisterda, aga sellega võib mõnikord lõbutseda. Alustasin ma seda lõbutsemist siis, kui oli pi- ja emakeelepäev ja siis ta tegi sellise toreda, ma ütlesin talle, et eesti keelepäeva tähistamise pilt ja siis ta tegi sellised sinimust-valge lehvis kõrgel. Inimesed istusid vaibakestel muru peal ja jõid kohvi või sõid ja lõbutsesid. Aga noh, see on selline lõbutsemise osa. Kuidas siis nüüd midagi, mida kasulik oleks ka võimalik kasutada? Noh, eks me peaksime siiski aru saama sellest, et tehisintellekt on siin, et jääda ja ega ta ikkagi ära ei lähe. Ja tegelikult on oht selles, et aju on ju ikka nii laisk, kui laisk tal võimaldatakse olla. Ja ausalt öeldes see on nagu suur oht, et tehisaru kipub võimendama lollust. Kuigi me võime öelda, et GPT on geniaalne personaalne treener, eks ta võikski olla, aga selleks peab olema geniaalne kasutada. Ja no mis on võimalus, et talle saab anda nüüd ülesandeid ka pildina, mis tähendab seda, et te võitegi kas teha ekraanipildi või siis lihtlabase telefoniga pildi ja anda talle selle pildi ja ütelda, et tee nüüd pilt tekstiks. Noh, võib-olla on hea seda kasutada teinekord, kui teil on need mingid, kui meil on need konverentsid ja koosolekud, kus te teete pilte, eks ole, siis neid pilte on hea lasta tal teha tekstist. Ja teine variant on ka see, et ta tegelikult lihtsustab ülesande tekste, mis on hea võimalus, eks ole. Ja lahendab ülesandeid. Kahjuks matemaatikas teeb ta ka vigu.
aga loomulikult võiks siis kontrollida vastust, et kas see vastus on õige ja saaks temaga siis koostada analoogseid ülesandeid. Sest teatavasti õpetajana on meil ju vaja esimene järeltöö, teine järeltöö, kolmas järeltöö, siis veel mingi kokkuvõttev töö ja kogu aeg peaks genereerima analoogseid ülesandeid võib-olla mingil viisil, et kolmas järeltöö õnnestuks. Nii et seda tööd saaks anda tehisintellektile. Vaatame mõned näited. Esimene näide siis sellest, et ma andsin tegelikult Copilotile siis sellise ülesande, et õõnsa malmkera välimine läbimõõt on 18 detsimeetrit, seinapaksus 3 sentimeetrit, arvuta kera mass, kui malmi tihedus on 7,3 grammi kuupsentimeetri kohta. Ja ma andsin selle ülesande talle pildina ja siis ta teatas mulle rõõmuga, et mass võrdub maht korda tihedus ja seega siis antud maht on 18 kuupsentimeetrit. Igatepidi kõik see kuidagi viisi tõele ei vasta ja siis ta saab ainult 131 grammi selle kera ja kõik tegelikult on siin selline, mis põhimõtteliselt, kui sul on küsimusi või soovid abi, anna teada. Tahaks anda teada, et läks hästi. Aga variant 2 sellest samast ülesandest, kui nüüd see ülesanne ei olnud mitte pildina, vaid oli ikkagi kirjutatud, siis ta, nagu te aru saate, lahendab palju paremini. Tõsi, kasutab siin natukene sellist kirjapilti, mis on matemaatikutele arusaadav ja jõuab tegelikult mõningate mööndustega siiski mõned tarkused. Teab juba, et asendame väline ruumala tuleb arvutada ja sisemine ruumala tuleb arvutada ja niisuguseid asju. Tõsi, kõik päris õige siin ju ka ei ole. Aga kui nüüd minna chati juurde, siis sama ülesanne chatile, jällegi kui esitada pildina, siis ta ilusti lahendab ülesannet sammhaaval, teeb selgeks, et läbimõõt on 18 detsimeetrit, teisendab selle sentimeetriteks, seinapaksuse ja tiheduse ehk teisisõnu ta paneb väga ilusasti kirja andmed. Nii, arvutuskäik läheb ka üldiselt täiesti nagu hästi selles mõttes, et saab aru, et välimise kera ruumalast tuleb lahutada sisemise kera ruumala, et saada see seinapaksus. Nii, ja selle slaidiga võiks nagu rahule jääda. Ja järgmisel slaidil ta põhimõtteliselt arvutab täitsa ilusti, välja arvatud nüüd see viimane lugu, kus ta ei tea, kui palju on 1 kilogramm ja arvab, et tuleb jagada 10 000-ga. Et tegelikult see esimene osa, siin kõik see arvutuse lugu on täiesti hästi, ainult et siin selle grammidest kilogrammideks teisendamisega läheb asi võssa. Aga muidu võib täiesti kasutada. Lähme edasi. Kui nüüd ütlesin, et kui nüüd rääkida sellest, et kahest linnast, mille vahemaa on 63 kilomeetrit, lähevad üheaegselt teineteisele vastu 2 jalakäijat ja kohtuvad 9 tunni pärast, kui esimene kõnniks 1,5 korda ja teine 2 korda kiiremini, kohtuksid nad 5 tunni ja 15 minuti pärast. Milline on kumbagi jalakäija keskmine kiirus? Ja kui nüüd ütleme õpilasele anda selline ülesanne, ta ei oska lahendada, siis võiks õpilane ütelda, chatile, et lihtsusta teksti ja esita küsimused, mis annab küsimusi, annab ta lausa 2 varianti. See on see ChatGPT, annab 2 varianti. Esimene, et lisaküsimused, kuidas kujutada jalakäijate kiirust muutujana, millised võrrandid saab moodustada, sellised täiendavad küsimused, millele mõeldes võib-olla see ülesande lahendamine võiks hakata kuidagiviisi ajus õpilasel ka paremini käima. Teine variant küsimusi
on isegi minu arust nagu parem, kus ta siis ütleb, et kuidas väljendada kiirusi tundmatu abil. Noh, olgu esimese jalakäija kiirus X kilomeetrit tunnis, teisel Y kilomeetrit, millised võrrandid saab koostada. No ja vot ja nüüd ta siis ka neid võrrandeid siin koostab ja lahendab. Et selles mõttes õpilase jaoks, et kui ta nagu otseselt ei oska oma tekstülesandega midagi peale hakata, siis võiks ta ju ütelda, et palun, ole hea, lase chatil esitada endale lihtsustavaid küsimusi, vaata, kas sa selle abiga nagu oskaksid lahendada. Nii, lähme edasi. Ja noh, siis kui siis ütelda, et lahenda see, siis tegelikkuses on hea variant see, et ta üldiselt lahendab sammhaaval, et ta kirjutab korrektselt ette, mida ta teeb, ehk teisisõnu vormistus on nagu suhteliselt hea, mitte nii nagu õpilased kirjutavad ainult ühe rea ja siis sina mõistata, mis see võiks küll olla. Et selles mõttes chat on nagu kenasti parem, kirjutab 9 tunni pärast kohtuksid, no teepikkuste summa on 63 ja saab kõik 9x pluss 9y on 63, teatab, et jagame võrdluse 9-ga ja siis teeb teise olukorra ja järgmisel slaidil jõuab ka õige lahenduseni tegelikult ja kirjutab kenasti välja vastuse. Nii et selles mõttes õpilastel võiks nüüd soovitada, et kui nad on selle lahenduse siit nagu saanud, et siis nad võiksid selle ju kinni panna ja püüda ise lahendada, eks ole. Et tegelikkuses see on tõesti hea variant, et ta saab seda nii-öelda nüüd on olemas küsimused, oskaks võib-olla ise nende järgi teha. Ma vahepeal Sirjet siin segan, et alguses tuli juttu ka sellest, et kes siin kõik osalevad, et on erinevad ainete õpetajad, et siis see, et need on matemaatika näited, on ju korra lihtsalt tõmban pildiga suuremaks, et siis kõike seda lihtsustamist, lahendamise olukorda, et kõiki neid asju saab on ju üle kanda teistesse ainetesse ka. Et siis meil ongi väga hea, et sedasama mudelit või sedasama ideestikku kasutada enda aines ka, et me lihtsalt kõiki näited teeme siin matemaatika põhjal. Aga aitäh, Sirje, saad jätkata. Nii, lähme järgmise slaidi peale. No järgmine slaid on nagu selline slaid, kus on nüüd üks stereomeetria ülesanne, põhimõtteliselt ülesanne kui selline, loomulikult nagu Triin ütles, pole tegelikult üldse oluline. Te võite panna ükskõik mis ülesande ja kui ma siin enne alguses rääkisin, et tõesti õpetajal on ju vaja neid analoogseid ülesandeid, mida siis järgmisesse ja järgmisesse harjutusse panna, siis kui ma selle ülesande näiteks andsin chatile, ta tegelikult ise lahendas valesti selle. Kasutas omadust, et mediaanide lõikepunktist läheb see kõrgus üles, see pole üldse õige, aga no antud juhul ei ole võib-olla siin ka 100% vajalik see, et mis ülesanne siin on. Samas, kui ma ütlen talle, et tee analoogseid ülesandeid, siis mängleva kergusega paiskas ta mulle 5 või 6 ülesannet, kusjuures need ülesanded on tõesti analoogsed ja need on täiesti lahendatavad. Nii et selles mõttes õpetaja jaoks on see siiski abitööriist, eks ole, sest eks meil on vaja neid ülesandeid ju ühe klassi jaoks genereerida ja teise klassi jaoks ja ülesanne kui selline ei ole antud juhul üldse oluline, lihtsalt, et oleks näide olemas, et tõesti ta niisuguseid asju teeb. Lähme edasi. Siis on järgmine ülesanne, mida ma ütlesin chatile, et ole hea, ma panin siis selle ülesande pildina ja ütlesin talle kirjuta pildilt ülesanne. Ja selle ülesande, lähme edasi, ta kirjutab tegelikult täiesti ilusti. Nüüd on teil olemas nii-öelda Wordis kirjas ülesanne ja see tähendab ju seda, et te saate seda omatahtsi, ma ei tea, muuta, täiendada, parandada, mitte ei ole teil enam see pilt
mis on jäigalt paigas, eks ole, et noh, tõesti, kui ka mingid variante tahate ühikuid teisendada või pikkusi muuta, siis see on selles ülesandes mängleva kergusega võimalik. Te ei pea ise hakkama ülesannet trükkima, mis on ju üks ajamahukas töö. Nii, lähme edasi. Kui ma nüüd selle ülesande põhjal ütlesin talle, et tee joonis, siis vaat joonise tegemisega, joonis, nagu te näete, on ilus värviline, eks kõik sinine, punane ja roheline, aga joonise tegemisega ta tegelikult ei saanud hakkama. Tal on diagonaal ja haar on segamini, sest ülesande tekstis ei olnud mitte see haar, vaid see punane ei peaks olema mitte haar, vaid trapetsi diagonaal. Nii et noh, eks te võite katsetada, võib-olla ta teeb teile õige joonise, siis läheb ka hästi lihtsalt, eks. Et kui on mõni lihtsam asi, siis väga suure tõenäosusega ta teeb ka võib-olla õige joonise, sest noh, jälle väga ajanõudev töö on ju, kui peaks hakkama neid geomeetria jooniseid tegema, katsetage, võib-olla mõne joonise teeb õigesti ka. Nii, kes tahab küsida, siis loomulikult pange chati, eks me vahelduseks vaatame seda. Nii, siis on need lihtsustamisülesanded. Põhimõtteliselt jällegi tegelikult võib talle sinna panna pildi. Ta selle pildi võib ütelda ka, et kirjuta ülesanne pildilt. Teie näete seal selles chati aknas seda ülesannet täiesti nagu samasugusel kujul, kui ta on siin pildil. Aga kui te selle kopeerite, vot siis tuleb niisugune, nii et tal on oma nagu süntaks, mida kopeerimine kaasa ei too. Ja minu arust neid lihtsustamisülesandeid lahendab Photomat kiiremini ja õigemini, nii et selles mõttes minu arust need lihtsustamisülesanded seal ei ole veel väga hästi. Teiseks, see kirjatükk sinna on ebamugav kirjutada ja pildilt lahendamisega ta teeb rohkem vigu kui kirjatükiga. Nii et ühesõnaga lihtsustamisülesandeid siiski Photomat praeguse seisuga teeb minu arust paremini, aga võib-olla areneb ja saame hakkama ka siin. Nii, Ingrid teeb järgmise slaidi. Nii, ärge siiski alahinnake seda abimeest. Kui meil olid jõuluaeg, siis Tartu matemaatikud panid välja advendikalendri, kus oli üks niisugune ülesanne, et päkapikud pakivad jõulukinke. Nende produktiivsus sõltub sellest, kui palju päkapikke koos töötavad. Kui 5 päkapikku suudavad pakkida 100 kinki 4 tunniga, siis oletame, et iga päkapiku efektiivsus järgib pöördvõrdeliselt sõltuvust päkapike arvust. Kui palju kinke suudab 10 päkapikku pakkida 4 tunni jooksul, kui pöördvõrdelisus kehtib, kui kaua aega kuluks 10 päkapikul 100 kingi pakkimiseks. Teksti üsna palju sellist, mis selle kohta siis nüüd öelda, kalambuuritsemist, eks ole, küll nii, küll naa, küll teisiti. Ja kui ma nüüd andsin selle ülesande chatile, siis üllatus, üllatus. Ta lahendab seda väga ilusasti. Selgitab teile, kuidas on produktiivsus, et kinki tunnis 5 päkapikku teevad 25 kinki tunnis, 10 päkapikku töötavad. Ja nii edasi, kuni ta jõuab lõpuks, meil on järgmisel slaidil ka õige vastuseni, mis tõepoolest on õige vastus. Nii et selles mõttes ei maksaks üldse alahinnata seda abilist. Ta teeb päris ilusasti. Et nii mõnegi sellise ülesande, mille kohta võib-olla esimese hooga mõtled, et oi, mis selle kalambuuriga nüüd peale hakata, siis lased natuke tal selgitada, siis näete, teeb õigesti isegi. Et kokkuvõttes võiks siis öelda järgmist. Mida soovitada õpilastele?
ja olen mina soovitanud enda omadele nii, et kui sul on ülesanne, mida sa ei oska lahendada, siis anna korraldus ülesande teksti lihtsustada. Proovi lisaküsimustega ülesannet ise lahendada. No kui ei tule välja, siis lase chat lahendab ülesande. Kontrolli, kas ta sai õige vastuse. Õpiku taga on ju vastus olemas. Vale vastuse korral uuri lahenduskäiku hoolega, võib-olla leiad vea. Õige vastuse korral vaata lahenduskäiku, sulge chat ja püüa ise lahendada. Ja kui sa tahad nüüd veel analoogseid ülesandeid harjutada, siis tõepoolest võiks anda talle siis korraldused, tee veel mulle ülesandeid, et ma saaksin harjutada. Nii et selles mõttes see GPT on geniaalne personaalne treener, kui tahab õpilane õppida. No kui ei taha, siis loomulikult võib ta siit selle koduse ülesande teile copy-paste tekitada ja ei ole mingit küsimust. Kuigi mina ütlen, et mina pole kunagi koduse ülesande eest hinnet pannud. Pigem olen ma teinud seda, et ütleme nädala jooksul koduste ülesannete kohta reede hommikul teinud tunnikontrolli. Et tegelikkuses on õpilasel võimalik abimeest kasutada. Aga mida te peaks siis õpetaja tegema? Et ega Ingrid, pane järgmine slaid. Eks mida siis meie kui õpetajad peaksime nüüd tegema? Et põhimõtteliselt ega me ei saa seda kuidagi tagasi pressida. Õpilased kasutavad seda niikuinii. Võib-olla, et muuta siiski oma seda õpetamise stiili. Et selles mõttes, et ilmselt on üsna hea tekitada uusi ülesandeid. Otsusta, kas lahendus on õige. Otsi, kus on viga ja põhjenda, miks nii ei kehti. Ja minu arust need ülesanded ei ole üldse halvad. Sest eks kui ma ei tea, tänapäeva meedia, kus nüüd chat möllab ju meedias ka, tuleb palju toredaid igasuguseid väiteid. Et see, et sa peaksid otsustama, kas antud info on õige, otsima, kus seal võiks viga olla ja põhjendada, et kas tõesti see ikka nii kehtib või mitte. Et minu arust need ülesanded ei ole üldse halvad ülesanded. Ma ei tea, sellel nädalal pöördus Tartu Ülikool meie kooli poole ja ütles, et nad peavad hakkama nüüd ruttu katsetama midagi, et septembris me asume siis selle chatiga õpetama, õpetatavat asja, mida veel ei ole. Et see on nagu minu arust üks suund, mida tuleks arendada, et õpilane otsib asjades viga ja põhjendab, miks see on viga. Ja ega me ei saa kuidagi üle ega ümber, et see chat on meiega nüüd ka tulnud siia ja keegi teda tagasi enam ei pressi. Nii et püüame tema järgi siis kuidagi viisi elada. Ja kindlasti see chat ka areneb ja õpib, nii et ega võib-olla varsti meil ei olegi enam väga palju neid kohti, kus ta eksib, ma ei tea. Ja kui matemaatika ülesandes ei ole see prompti või viiba kirjutamine nüüd niisugune eriline oskus, sest meil on ju oma ülesanne olemas, me tahame seda ülesannet kindlasti lahendada, siis kõigis teistes kohtades on veel see oskus, et kuidas küsida. Ingrid räägib teile, kuidas keemias küsida, vist on nii. Ma enne vaatan veel, võtan chati, et siin on väga põnev vestlus olnud, et see läks kaduma, siis ma loen siin ette need kommentaarid, et siin ei olegi nii palju küsimusi, aga näiteks Marika ütleb, et kui öelda, et tahad Wordi formaati, siis ta teeb sul Wordi faili valmis ja kõik on korras.
nii et saab no vot niimoodi. nii, et selles mõttes on hea talle anda pildiga ülesanne ja ta teeb sulle ülesande Wordi faili, eks ole, see suur trükkimine, indeks üles-alla, astendaja sinna-tänna, murd nii ja naa, jääb kõik ära. Just. Ja Veronika kirjutab, et vot selle sama pildi ülesande osas, et kus ta nagu ei lahendanud, et tekstina lahendas, et võib-olla tasub anda vahekäsk, et kõigepealt kirjuta sealt pildilt ülesanne ümber ja vot siis hakka lahendama. No vot seda ma ka rääkisin, et ta lahendab paremini, kui ütelda talle, et kirjuta pildilt ümber, jah. Just nimelt see käsk on kindlasti, et kui ta nüüd pildilt lahendab valesti, siis võib talle tõesti esimese hooga öelda, et kirjuta ümber ja lahenda siis teeb paremini, ausõna. Ja siis Silja veel küsib DeepSeeki kohta. Ma ei tea, Sirje, kas sina oled kasutanud? Mina ei ole. Mina ei ole. Et tegelikult peaks olema targem kui tasuta ChatGPT, et meil on, eks ole, tegelikult neid juturoboteid tuleb juurde. Ja siis Neeme kirjutab, et sai lihtsalt koostada selliseid ülesandeid, kus aluseks oli mingi keemiaalase sisuga veebist leitud tekst ja selle teksti põhjal vastata küsimustele. Andis näite ette ja küsis siis erinevaid küsimusi. Ja siis Neeme kirjutab veel, et on katsetanud ChatGPT abil keemia arvutusülesannete, näiteks reaktsioonivõrrandi alusel genereerimisel. Kahjuks ei teada midagi reaktsioonivõrrandite tasakaalustamise vajadusest, nii et vastused tulevad valed. Ka võib ta panna ülesandesse ained, mis omavahel ei reageerigi. Nii nagu ma ütlesin, tema simuleerib arukat vestlust. Ja tegelikult täpselt seesama, et tegelikult kui me oleme nüüd niisuguse suurepärase reaktsiooni sealt chatilt saanud, et vot siis võikski olla õpilaste ülesanne see, et kuulge, tehke selgeks, miks nii ei saa olla või kas on. Tegelikult need uued ülesanded tulevad nii. Ja Eda kirjutab ka, et neid saab siis kindlasti õpilaste kriitikameele arendamisel kasutada, eks ole. Ja siis Eda veel lisab ka, et tegelikult nad kasutavad AI-d üsna palju igasuguste esitluste koostamisel ka, aga enamasti täiesti kriitikameeleta. Igasugused põnevad troopilised liigid esinevad parasvöötmes ja polaaraladel. Aga ega me olemegi alguses, eks ole, et me oleme selle kõigega alguses nende kasutamistega õpilased samamoodi, et nad ei oska veel võib-olla nii kriitilised olla. Ja ma ütlen teile seda, et mina olen oma koolis teinud tunde tehisintellektist just teisele kooliastmele ja nad ei tea sellest tegelikult midagi. Nad ei tea, kuidas ta töötab, kuidas ta on üles ehitatud, mida see hallutsineerimine tähendab. Et nendel on nagu tunne, nagu ta käiks kuskil Google'is otsimas ja tooks pidevalt seda laustõde, nii et tegelikult peab ka sellest õpilastele rääkima. Aga ma lähen siit nüüd edasi ja võtsin ühendust Martin Saarega, kes on siis Tallinna Reaalkoolis ja Gustav Adolfi gümnaasiumis siis keemiaõpetaja ja küsisin, et mis on tema arvamus. Tegelikult muidugi mina, kui ta mulle selle kõik oli kirja pannud, siis ma sain aru, et siit saaks veel tegelikult ühe laheda veebiseminari, kus tema neid erinevaid näiteid tõi. Aga tal oli siis niimoodi, et ta nagu jagas selle tehisintellekti kaheks, et üks, kus ta näeb, et see töötab ja mida võiks kasutada, siis see näited, et ülesannete illustreerivate näidete genereerimine ja tema tõi välja selle, et tema kasutab eelkõige inglise keeles, et temal on inglise keel selge ka ja töötab palju paremini ja ka, et graafikuid ja jooniseid saab luua, et tasuta versioonis on küll piirang peal, siis ka näidislahenduste ja vastuste kontrollimine, et kõik ei pea ise arvutama ja nutikamatele lisaülesanded, et mingisuguse TIA arvutab olulise aspekti välja ja ta loob selle ümber küsimused, siis paluda tal ka selgitada mõningaid lahendusi või ideid. Ja siis oli minu meelest see mõte oli päris hea, et siis ülesande puhul, et TIA kindluse hindamine, et kui kindel see ülesanne on, et kas nagu tehisintellekt juba, Sirje ütles ka väga hästi, et me ei tea, millal ta suudab kõike teha, eks ole, et kas ta juba suudab lahendada ja et kui TIA õigesti ära ei lahenda, siis järelikult on hea ülesanne ja suunab siis õpilaste ülesande püstitust sisuliselt mõistma ja teksti analüüsima. Nii et selle poole pealt siis Martin ütles, et tema nagu kasutab palju. Nii, ja ma vaatan, Krista kirjutab chatti, et kui ta eksib, siis vabandab ja püüab paremini ning seejärel küsib, kas ta nüüd sai paremini hakkama. Alati ei saa. Mõnikord oleme siis kokku leppinud, et ta siiski veel selle asjaga hakkama ei saa.
just seesama, et ta on ka tegelikult arendatud nagu selliseks, et me tahaksime öelda tema kogu aeg, eks ole, aga peaksime ütlema see, et tal tundub nagu tal oleks emotsioonid ja mingid tunded, et ei ole, eks ole. Aga ma, see, ma jah, mäletan, Ingrid, kui me tegime siin juba mõned aastad tagasi, alustasime selle ai-ga, et nii nagu ma ütlesin alguses ka, et soovitan ka neid vanemaid vaadata, kus on võib-olla mingi keskkondade põhised ja siis me vist rääkisime ka sellest, et kes see ütleb, et tere, palun kes see annab lihtsalt ülesande, et see on seesama, onju, kuidas see ajas ka nagu muutunud on, et kas sa tänad, onju, et kas see on see või tema, et noh, aga kuidas võtta. viisakaks peab jääma, seda tuleb ka õpilastele rääkida. Just. Ja nüüd Martin Saan ütles siis, et kus ta siis ei tööta tema jaoks loodusainetes veel. Et üks, mida ju, vot seda õpetajad ei ole kunagi öelnud, aga vot seda me kuuleme pidevalt kas ministeeriumilt või siis ametnikelt, kes ütlevad, et vot, et õpetajad, nüüd te saate aega juurde, sest et tehisintellekt hakkab siis töid hindama ja teie saate rahulikult muid asju teha. Nii et tegelikult see tagasi ja edasiside genereerimisel on Martin äraootaval seisukohal, et tuletan ka meelde, et tegelikult õpilaste töid ei tohi sisestada tehisintellekti keskkonda. Nad ise võivad küll seda kasutada, aga meie ei tohi, me ei ole selleks luba küsinud. Ja samuti ei ole tal ka õnnestunud veel sellise konspektide ja raudvara loomine. Et ei ole veel väga edukas olnud, aga Martin tegelikult oli ka nagu väga optimistlik, ütles, et see kogu aeg areneb. Nii et tegelikult ega meil ongi, me peame iga päev jälle uuesti selle lahti tegema ja vaatama. Sire rääkis ka sellest, et sellest viiba kirjutamisest, et kuidas kirjutada viipa. Ja siin on nüüd tegelikult on lausa nagu tulnud juba inglise keeles kasutatakse sellist mõistet nagu prompt engineering ja öeldakse, et tegelikult, et mitte siis tehisintellekt ei ole rumal, vaid rumalad olete teie, kui te ei suuda kirjutada seda viipa sellisel viisil, et ta annab teile tulemuse. Et kui ta ajab teile pada või see ei tule päris see, mida teie tahtsite, siis on mõnikord küsimus ka selles, kuidas te olete kirjutanud. Ja muidugi siin ma ei räägi just nendest ülesannete lahendamisest, mida Sirje siin näitas, vaid võtame näiteks siin selline asi, et tegin siis ühe joonise Napkin ai abil, kus on siis niimoodi, et neid mudeleid, mille abil viipa kirjutada on hästi palju. Aga siin on nagu see, et kõigepealt, eks ole, et mida te üldse soovite, et teile see genereeritakse, et näiteks loo lünktekst mulla koostise kohta, nii. Siis ma määran ära rolli, kes olen mina või kes on siis see juturobot, kui ta seda koostama hakkab. Ja ütlen just see, sa oled 6. klassi loodusõpetuse õpetaja, et ta saaks aru, kelle jaoks ta hakkab seda tegema. Siis ma annan natuke detailsemad juhised, et mis ma tahan, mis seal võiks olla. Et sisuks on mulla koostis, liigid, kihid, viljakus ja koostise muutumine. Ja siis annan ka mingisugused parameetrid või teinekord ka piirangud, et ütlen, et seal võiks olla vähemalt 10 lükka ja õiged vastused on lisatud teksti lõppu. Ja selle viiba või prompti õige kirjutamine on ka selles mõttes oluline, et tegelikult tehisintellekti kasutamine võtab üsna palju energiat, sest et iga kord seda vastust hakkab teile genereerima. Ta ei lähe ju seda kuhugi otsima, vaid ta genereerib selle ja mida täpsemalt ma selle viiba kirjutan, seda parema tulemuse saan. Nii et kui rääkisin ka Katrin Soikast, kes soovitas just kasutada Claude'i loodusainetes ja tema ütles, et tema ülikoolis õpetab oma siis üliõpilastele ka seda viiba kirjutamist, et kui sa ei saanud, siis proovi uuesti. Et proovi uuesti kirjutada ja vaata, mis siis tuleb. Ja üks näide ka selle viiba asja puhul, mis näitab, et tegelikult, kui ma paneksin lihtsalt Gemini'd katsetasin loo lünktekst mulla koostise kohta, siis mingisugust lünkteksti siit ei tule, siit tuleb nagu selline paras udu välja, eks ole. Aga kui ma kirjutangi talle lahti, et vot, et sa oled 6. klassi loodusõpetuse õpetaja, loo lünktekst mulla koostise kohta, sisuks on mulla koostis ja nii edasi, mida ma teile enne näitasin, siis tegelikult ma saan päris sellise asjaliku asja, mida ma saan siis pärast ise natuke muuta ja täiendada. Nii et selle viiba kirjutamise oskust ei tasu alahinnata ja seda tasub nagu treenida ja mõned on hakanud isegi nagu selliseid parimaid viipasid või prompte kokku koguma, et nad oleks mingisugused sellised, et ma saan kohe võtta, et näiteks kui see on väga hea, mul on juba mingi näiteks oma see auditoorium kirjeldatud, et siis ma alati võtan sealt ja natuke muudan. Nii, ma vaatan, chati tuli ka veel. Silja kirjutas, et
ta proovis lasta sellel $200 kuus maksval ChatGPT versioonil, mis kirjutab doktoritöid, tõestada neid teoreeme, mida siiamaani pole keegi tõestanud. $1 000 000 teoreemid. Tegi kokkuvõtted kõigist tehtud töödest tänapäevani ja põhjendas, et ei saa tõestada tänapäevaste uurimis- ja analüüsimeetoditega. Et huvitav fakt ja päris hea näide on Cecilia. Ja siis ma mõtlesin, et ma näitan, kuna ma olen haridustehnoloog, et ma näitan teile ka tegelikult ühte keskkonda. Ja ma ei tea, kas te olete sellega tuttavad, ma mõtlesin just loodusainete vaates, et ma tean, et loodusained kasutavad päris palju näiteks Moodle'it ja sisuloome keskkonda ja mina ise olen suur WooClapi fänn, siis tegelikult on olemas selline keskkond nagu siis QuizWizard. Ta siis on tööriist testide loomiseks ja seda testi saab hiljem eksportida erinevatesse keskkondadesse. Ma panin praegu siia lõikepildid, sest et ei jõua seda nagu päris läbi teha, aga te võite pärast katsetada. Ma saan sinna lisada dokumente, tekste. YouTube'i videoga on muidugi see, et ma arvan, et eesti keeles ta ei tööta, aga ka linke ja siis ekspordi variandid on ka siia välja toodud, et ma näitan pärast neid ekspordi variante. Kuidas see siis on? Et põhimõtteliselt ma näiteks ma proovisin teha ühe testi, kus mul oli üks esitlus ja see esitlus oli siis planeetide kohta. Ja ma valisin siis selle esitluse välja, määrasin ära, et mida ma siis tahan saada, et mul on siin multiple choice küsimused, eks ole, mitmikvalik, üks õige vastus, lünkharjutused ja nii edasi. Ma saan nagu ära määrata, mida ta siis parasjagu võtab. Ja siis ta loob mulle nagu sellised küsimused. Ja mina saan neid siin väga mugavalt parandada. Ma saan mingid küsimused ära kustutada või mingeid vastuse variante natuke mudida, et ta on nagu mugav, vaate poole pealt on nagu mugav. Ja kui mul need asjad on valmis, siis ma saan eksportida ja vot siin on nüüd näide. Kui ma ekspordin WooClapi, tekib mul selline test. Kui ma panen sisuloome keskkonda, siis tekib selline. Ja kui siis panen Moodle'isse, siis saan sellise vaate, eks ole. Ja siis ma võtsin ka siin ühe Wordi vaate, et tegelikult ta annab mulle ka selle otse Wordis selle testi, kui ma tahan. Ja siis ma saan, näiteks siin on muidugi õiged ja valed vastused antud, aga ma saan ju need siin kas ära kustutada või siis asenda selle sümboliga replace, eks ole, ära muuta. Nii et ma ei tea, kas keegi on seda keskkonda katsetanud, aga minu meelest täiesti võiks. Matemaatikas ei saa, sest ta ei taha neid sümboleid ja asju panna, aga loodusainetes on ka tegelikult selliseid, kus võib-olla neid valemeid on vähem. Nii, siis ma tulen pärast siia chati juurde tagasi. Ma lähen siit korra enne edasi, et vaatame teie ideid ja siis ma võtan selle chatiga, lähen korra siia, mis meil siis chatis on jagatud. Et Merike jagab näiteks siis sellist lühikursust, kus õpetatakse viipade koostamist. Tõesti, muide neid kursuseid on palju, kes näiteks käib ka mõnel Courseral või kusagil mujal, siis kui te vaatate, siis selle kohta on väga palju infot. Nii, ja Urmas kirjutab, et lihtsalt huvitav, kuidas nad tehniliselt eristavad tasulise kasutaja võimaluse eristamist, mille keegi ligi pääseb, ei pääse. Vot Urmas, selle küsimusele vastamiseks ma olen lihtsalt liiga rumal. Mina võin korra vastata, et näiteks ChatGPT puhul on see, et kui on tasuta versioon, siis minu teada viimastel andmetel oli see, et ta on siis võtab kuni 2021 lõpu, nii-öelda neid andmeid. See oli siis, kui see rakendus tuli ja kui on sul tasuline versioon, siis ta ongi nii, nagu siin enne ühe doktoritööga oli näide, et võtab kuni tänapäevani, aga seal on hästi palju nüansse, aga selles mõttes, et ta on lõpuks ongi nagu, eks ju, müügitooted ikka, et ta hakkab nagu rohkem piirama või vähem võimalusi andma. Et jah, seal on palju nüansse. Ja Urmas, eks me sügisel näe, kui tiihüppes stardib, siis peaksime me kõik need litsentsid ju saama ja ennast täiesti niimoodi kõik üle vaatama. Nii, aga ma tulen... Praegusest seisust ta vist lubab mingi arvu päevas kasutada sul nii-öelda samal tasemel, kui see tasuline on. Ja kui sa selle, ma ei tea, mis iganes see arv on, oled ära kasutanud, siis ta ütleb, et tule homme jälle. No vot. Ega ongi tegelikult aeg-ajalt on vaja minna jalutama, eks ole, alati ei maksa sinna arvuti taha jääda. Nii, aga
ma võtan korra lahti nüüd see, mida teie veel pakkusite, et äkki tuleb siin mingisuguseid uusi ideid, et päris palju on näha, et on kasutatud ka samatse lausestuse muutmiseks, kui me võtame siin eestikeelsele õppele üleminek, seal kindlasti on vaja. Muide, tunnikavade koostamine on üsna tavapärane, mida ka kasutatakse ja mida enamasti nendel erinevatel tööriistadel ka on ja no siin on ülesanded, muidugi ideed, jah. Muide, kui õpilaste käest küsida, et kuidas nemad kasutavad, väga palju nad ütlevad meelelahutuseks, et mis on ka päris huvitav. Küsimused, kuidas lastele teemasid selgitada elunäidetel. Jälle väga hea asi, eks ole, meil kogu aeg öeldakse, et siduge oma ained päris eluga ja nüüd, kui küsidagi abi ChatGPT-lt, mul selline teema, kuidas see on eluga seotud. Ja siis infot otsida ja võrrelda õpiku infoga, see on väga hea ülesanne muide selles mõttes, et siis ta päriselt hakkab mõtlema, et no, et oot, kas see on õige või ei ole. Ideekorjed, vajalikke pilte tõlkimiseks, kusjuures jällegi osad eelistavad juba Google Translate'ile ChatGPT-d või Gemini'd, ütlevad, et see tõlge pidi parem olema. Tõlkimise koha pealt ma ütlen, et me oleme 2 aastat järjest, meil on Viie Kooli kohtumisel Miina Härma gümnaasiumi IB õppe ja need vajavad inglisekeelseid ülesandeid. Ja meil on Viie Kooli kohtumise ülesanded koostatakse üldjuhul eesti keeles, eks ole, ja selle tasulise variandiga on need matemaatika ülesanded tõlgitud inglise keelde ja ausalt öeldes need IB tegijad on täiesti õigesti aru saanud ja lahendanud. Nii et selles mõttes tõlkimiseks me olime ka eelmisel aastal väga skeptilised, et nüüd tõlgib matemaatikat, eks ole, aga see tuli tegelikult hästi välja. No vot, ja ka praktiliste tööde täiendamine, annate sisse, ütlete, palun täiendada. Nii jälle uued nurgad, mille algajatele uusi teemasid näidata, ülesanned, õues õppetunni planeerimine, allikaid otsida ja lahendab ülesandeid koos lahenduskäigu ja valesti ka ikka juhtub. Tundide ette töölehed, kontrolltöö ja Sirje tõi ka näiteid selle kohta. Õppeülesanne õpilasele keerukama lisainfo leidmiseks, ideed ja nii edasi. Näete, tegelikult siit tuleb veel ka päris palju mõtteid, mida panna ja nii nagu ma ütlesin, ma kopeerin pärast need kõik sinna esitlusse, nii et siin osad asjad lähevad nagu kordusesse juba, aga tegelikult on, muide lastevanemate kirjade vastamine, see on ka teinekord tüütu, päris ilusasti teeb. Mindmapping veel, teema mõistmine ja nii edasi. Õpilastel tehisaru piinata, täpsustusi ja nii edasi, eks, ainekavad lausa, eks ole, nii et meil on ta päris ravimiinfo. Meil on ta päris selles mõttes, et täiskasvanutel on nagu tore, et meie paneme proovile, meil on seda elukogemust rohkem, eks ole. Nii, tohutult palju ideid. Isegi rohkem kui siin teate, te olete see mitmekesisus, ma pean ütlema, on loodusainetel palju suurem kui humanitaarainetel, nii et see näitab, et te olete seal käinud. Nii, ja siin Veronika juba kirjutab ka, et Google Translate tõlgib otse, sääsest elevanti tegema, aga AI tõlgib ka väljendeid. Nii, aga me olemegi tegelikult väga ilusti ajakavas, et me oleme jõudnud siia küsimuste aega, et sellega me oma teemad täna oleme läbi käinud ja mul on nagu tohutult hea meel, et teilt on tulnud nii palju neid ideid ja mõtteid ka siia siis vestlusse, sest tegelikult on niimoodi, et minu meelest kõige olulisem ongi see, et kui me sellel teel oleme, siis me jagame seda, mida me oleme leidnud ja mida me oleme teinud ja nii me saame kogu aeg ainult targemaks, sellepärast et see, mida me nagu täna teame, siis selle kõige valguses homme on juba uued asjad. Jah, ma võtan korra selle veel ette, vot see oli siis see keskkond, Neeme küsib, et quiz wizard, mis siis võimaldas niimoodi, et mul siin on, lindudest on olemas ja siit ma lähen lihtsalt continue'ga rõõmsalt edasi, ma panen teile näite, ma teen hästi kiirelt, multiple choice, loo sisu, mul oli üks veebileht, nii näete, sisu on juba loodud ja kui mulle see meeldib, loen ainult küsimused läbi ja siis eksport ja vot siit ekspordi alt ma saan siis valida, kuhu ma siis selle tahan panna. Mina proovisin läbi,
sain igale poole, kuhu tahtsin, nii et võite vaadata, et äkki ta teeb kellelgi elu kergemaks, eriti need, kes on need Moodle'i ja sisuloome kasutajad näiteks. Nii, aga kas on veel küsimusi või kommentaare? Ilus ilm ootab, ma saan aru. Nii, Triin, kas sa tahad veel kokku võtta? Väga hea küsimus tuli chatti, mida me võiksime veel võtta, mis on tegelikult kõigile siin on ju, et kas keegi on proovinud luua õpilastele aineid lõimivaid ülesandeid, näiteks keemia pluss ajalugu, matemaatika pluss eesti keel. Et väga hea küsimus, et kui Ingrid või Sirje, teil on midagi, võite ka hakata vaikselt, aga kellel on veel, võib siia chatti panna. Ma lõpetan praegu jagamise ära, tulen siit välja, siis te olete ilusti näha. Et no vot, näete, ideid tuleb selle poole pealt tohutult veel juurde, eks ole. Mina arvan, Urmas tuleb ära teha. Nii, härra Toko, eks ole. Hakkame peale sügisel vähemalt. Ja. Just, et noh, võimalusi on ju nii palju ja siin on Krista kirjutab ka veel, et chatil on veel 100+ lisa GPT-d, mis on väga spetsiifilised just, et me peamegi katsetama, otsima ja vaatama, et sellepärast ongi, me tegime Sirjega reaalainete selle teema täna lahti. Nii, aga kui teil praegu küsimusi ei ole, siis meie täname. Väga põnev oli, me saime ise ka väga palju targemaks, on ju nii, Sirje? Ja, mul on hea meel, et te viitsisite meid ära kuulata ilusal ilmal ja ma loodan siiski, et hoolimata sellest, et minu jutt oli väga minu enda keskne ehk matemaatika keskne, siis absoluutselt ülesandel, kui sellisel ei ole tähtsust, milline see ju on. Ja kindlasti nagu ideid vast ikka saab kasutada, et päris tühjade oma ilusa ilmaga siin meie juures ei istunud. Mina tänan ka kindlasti Ingridit ja Sirjet ja kõigi, kes siin kohapeal olid ja nende veebiseminaride eesmärk on alati olnudki see, et me jagame ka siin, et ei ole nii-öelda tõe kuulutajad ja kes siis vaatavad, et kuidas info sobib või sobi, vaid just see, et me jagame omavahel. Soovitan tõesti kuulata siis või vaadata neid erinevaid veebiseminare, mis meil on olnud ja kindlasti ka neid, mis tulevad, et Harno YouTube'is on need kättesaadavad ja tänan siis kõiki kuulamast.